Täna õpetame, kuidas grillida õieti Saaremaa lihatööstuses šašlõkke ja toorvorste. Ja just nimelt Saaremaa, sest Saaremaaga tegin mina head koostööd ja oleme valmis teinud kokku 21 head uut suvetoodet. Ja nüüd siis õpetamegi, kuidas grillida. See grillimise õpetus on tegelikult ka siin pakendi peal kirjas, nii et kõik saavad endale osta ja lugeda ja õppida see kõik kenasti selgeks. Selleks, et hakata grillima, on vaja loomulikult head grilli. Kõige parem valik on minu jaoks alati Kamada Chew keraamiline grill, sest see on hea, hermeetiline, stabiilne, tugev, vastupidav ja muidugi ka väga mugav grillida. Et selle grilliga saab igaüks ennast tõeliseks grillimeistriks nimetada. Väga hea on ka tavalise UFO-grilliga grillida või siis ka gaasigrilliga. Gaasigrill on väga hea kiiretele, lihtsatele ja mugavatele inimestele. Ja loomulikult on veel palju muid igasugu grilliaparaate. Oluline on ka siis hea grillsüsi. Meie kasutame head suuretükilist lepapuidust grillep, mis on minu enda grillsüsi. Ja süsi pannakse siis siia sütekoldesse püramiidi kujuliselt ja süüdatakse kas siis sellise gaasisüütajaga või siis mõne crème-brûlée süütajaga, puupilpa, paberi, toiduõliga või siis elektrilise sütespiraaliga või millega iganes. Kui süsi on ilusti hõõguma läinud ja kui süte pealispinnale on tekkinud selline ilus õrn valge tuhakiht, siis on süsi grillimiseks valmis. Kui liigset leeki ei ole, saab hakata grillima ja ongi kõik ilusti hea. Süsi on praegu ideaalselt kuum. Me saame kätte hoida süte kohal kuskil 3 sekundit. See tähendab, et kuumus on ideaalne. Kui saad liiga vähe hoida, siis järelikult on liiga kuum. Et panete kaane korra kinni ja siis tõmbab see kuumus tagasi. Nii, aga nüüd siis šašlõki juurde. Meil on olemas siin 2 tüüpi grillvardaid. On olemas puidust vardad ja metallist vardad. Puitvardaid oleks hea leotada eelnevalt vee sees, et siis see vardas ei hakkaks söestuma. Ja loomulikult mina eelistan ikkagi metallvardaid, sest et metallvardas on tugevam, ta juhib kuumust paremini. Lisaks võiksid olla vardad laiema ristlõikega või siis 3-nurk ristlõikega, et siis see liha vardas keeramisel pöörlema ei hakkaks. Meil on siin Saare klassika šašlõkk juba vardasse pandud. Kenasti ühest pakist sai niisuguse korraliku suure vardatäie ja šašlõki kuubikuid ei ole mõtet väga tihedalt üksteise vastu panna. Nii, ja nüüd siis paneme teise šašlõkina meil täna talleliha šašlõki, mis on siis vaheldumisi sealihast selliste mõnusate peekoni viiludega. Et see tähendab, et tallelihast on lõigatud kuubikud, need on talle tagatükis sellisest heast kvaliteetsest Uus-Meremaalt pärit tallelihast ja lisaks on siis peekoni sellised viilud ja need siis kordamööda tuleks siia vardasse lükkida niimoodi, et on üks talleliha, üks peekoni viilakas ja siis saab ta niisugune mõnus, hea ja mahlane. Talleliha on siis väga hea kvaliteediga, sest et pärit on ta Uus-Meremaalt, maailma tippkvaliteet. Peekon loomulikult on eestimaine, tegelikult täpsemalt öeldes isegi saaremaine, et tegu ikkagi sellise hea eestimaise lihaga. Ja maitsestuseks on sellel tootel siis väga selline mõnus naturaalne maitsestus, et siin on musta pipart, soola, head kvaliteetset toiduõli ja kõike muud põnevat. Nii et see on selline hea mõnus suutäis sellisele gurmaani hõngulisele grillisõbrale. Lükkame selle ilusti siin laiali. Mõned tallelihatükid veel siia vardasse juurde ja üsna pea saame hakata grillima. Ja lisaks šašlõkile küpsetame siis ka toorvorste. Mul on siin juba lahti lõigatud kana kintsulihast smetanaga toorvorstid, väga mõnusad ja head. Smetana on siis see hea paks hapukoor ja just nimelt need toorvorstid on valmistatud kana kintsulihast, mitte tavalisest odavast kanalihast. Et lisaks on meil siin ka barbecue raabi toorvorstid, mis on siis sealihast. Need on siis minu enda barbecue raabiga. See on hea selline mõnus appelisine maitseline raab ja annab vorstidele sellise ilusa oranžika välimuse. Nii et sellised head vorstid. No nii, ja nüüd siis hakkame grillima. Süsi on kenasti valmis. Süsi on paraja kuumusega. Täpselt nii, et sa saad seda kätt seal kuskil 3 sekundit hoida, et on mõnusalt kuum. Võtame natukene siia head oliivõli, määrime ta kokku ja puhastame selle risti pealse veel selle õliga ära. Ühtlasi me puhastame viimasest tolmust puhtaks ja ühtlasi ka läheb siia siis natukene seda head õli grilliristi peale, et see liha külge kinni jääks. Eriti tähtis on see näiteks toorvorstide puhul, et siis ilusti küpseks ja oleks hea. Ja nüüd tõstame need šašlõkivardad siia ühele poole. Tuleb selline mõnus särin ja kohe peale tõstmist on mõistlik natukene seda šašlõkivarda ühte äärt tõsta ja teist äärt samuti, et selline esimene külge tõmbamine, et ta ei jääks nagu, et ta ei kõrvetaks ennast sinna resti külge kinni. Ja nüüd toorvorstid. Toorvorstide puhul üks põhinipp on minu arust see, et kui on just lambasooles vorstid, et te paneksite need resti peale niimoodi, et nad oleks ühtepidi nagu kaardus.
et siis need on lihtsam ümber pöörata. Kui te viskate need suvaliselt, siis te peate neid ühe kaupa hakkama ümber pöörama. Aga kui teil on sellised head lapikud tangid, te saate tegelikult mitu vorsti korraga ümber pöörata. Et seetõttu soovitan panna niimoodi mõnusalt, et ta oleks nagu ühele poole kaardus. No nii, liha ilusti grillib. Keerame juba šašlõkil teise külje, et ühelt külje pealt hakkab juba ruunistuma. Ja nüüd vorstidega on see lugu, et mul ei ole küll selliseid lapiku otsaga ideaalseid vorstitange, need on natukene teravad vorstide jaoks, aga peab vaatama, et see vorsti kest nagu katki ei läheks. Ja võimalus on alati ka muidugi ühe kaupa neid keerata. Muidu on olemas poodides ka sellised väga lapikud grilltangid, täiesti siledate lapikute otstega. Nendega on hea vorste pöörata mitme vorsti kaupa, aga üldiselt midagi muud nendega head pöörata ei ole. Nii et ainult vorstide jaoks tasuks neid osta või siis tõesti mõne steigi keeramiseks, aga suurema lihatüki jaoks need ei sobi. Aga selliste tangidega on hea samamoodi teha, need on sellised universaalsed. Nendega peab vorsti siis ühe kaupa pöörama, et nad katki ei läheks. Ja muidugi saab alati väikese sellise grill-labidaga veel aidata, kui vaja on. Aga vorsti välimus on väga ilus, kõik on ühe kaupa ilusti ümber pööratud. Ja kui te näete, et ühest küljest küpseb natuke rohkem kui teisest küljest, siis võite peale pööramist panna selle vorsti, mis oli enne madalama kuumuse juures, natukene kõrgema peale, et nad ühtlaselt küpseksid. Ja siin on juba näha, et leeki tõuseb. See tähendab seda, et on aeg grilligaas sulgeda, et siis summutame liigse leegi ja ei ole vaja mingit vedelikku ega õlut ega midagi muud siia lõkke peale visata, sest õlu on selleks, et juua, mitte lõkkesse visata. Loomulikult võib teha sinna mingisuguse mõnusa õllevannikese mingite ürtidega, et siis lisaniiskust ja head suitsu anda. Aga kõige parem leegi summutaja on ikkagi kaan kinni, lõõrid kinni ja leek on kadunud, sest nüüd näete, suitsu tuleb palju, järelikult siin leeki ei ole. Ja kui tahate, võite uuesti ka kaane lahti teha, et siis jälgida seda grillimist, sest šašlõkk ikkagi grillib eeskätt lahtise kaanega. Loomulikult järelküpsetamine on vaja teha ka siis, võib ka teha grillise kaane, kinnise kaane all, kuid õiget šašlõki küpsetajad ju teevad ikkagi nende šašlõki vannidega kogu aeg lahtiselt, et siis tuleb see süte aroom ja pruunistuse hõng kõige parem esile. Aga järelküpsetamiseks kaan kinni panna on täiesti okei, siis muutub ka liha pehmemaks. Nii ja nüüd ongi vorstid kenasti valmis saanud. Vorstide maha tõstmiseks võib kasutada sellist head grillilabidat. Mul on selline mõnus väike labidas, sellega on äge siit võtta. Smetana vorstikesed on kenasti valmis. Grillvorsti küpsemine on loomulikult siis lühem aeg kui šašlõkil. Ja praegusel juhul minu meelest on see isegi hea, sest siis saab vorst tibaka varem valmis ja grillmeister saab ise ka juba süüa. Ja alati on see, et mida varem toit valmis saab, seda parem, et siis ei pea tühja kõhuga nii kaua istuma. Okei, ja nüüd on näha, et šašlõkk on kenasti hakanud valmis saama. Pruunistus on ideaalne, ta tahab veel natukene aega saada järelküpsemist. Selleks on siis mitu võimalust. Üks võimalus on võtta järelküpsetusrest ja panna see siia resti peale, grillresti peale ja lasta šašlõkkidel siin peal natuke aega järelküpseda. Kuid praegusel juhul meil seda isegi ei ole vaja, sest et meil ei ole väga palju siin sütte. Me saame šašlõkki tõsta lihtsalt selliste kohtade peale, kus on natuke vähem kuumust, lasta tal seal olla, kaan natukeseks ajaks kinni panna ja siis liha küpseb seespoolt ka ilusti valmis ja säilitab ka selle hea grilli hõngu, nii et kaant või seda lõõri me päris kinni ei pane, et saaks õhk kenasti läbi käia. No nii, nüüd on ilusti šašlõkk valmis saanud, tõstame siia maha tallelihas šašlõkki ja ka sealihas šašlõkki, kuna tallelihas šašlõkk võib tegelikult ka seest kergelt meediumiks jääda, et ei pea olema alati täiesti läbi küpsenud, aga eks see on selline maitse asi, kuidas keegi tahab. Minule meeldib pigem selline kergelt küps, et mitte väga toores. Ja need mõnusad smetana toorvorstid, kui niimoodi lahti väänad need, siis nad on nii ilusad ja head ja mahlased. Need paneme siia otsa peale. Ja lisaks siis barbecue raabitoorvorstid ja ongi meil selline korralik lihavaagen koos. Nii et šašlõki küpsetamine on väga lihtne ja loomulikult toorvorsti küpsetamine on veelgi lihtsam. Ja siin muud polegi öelda, kui et kõige grillimad suvetooted tulevad alati Saaremaa lihatööstusest ja mis siin muud elult tahta, kui selline ilus liha sul laua peal on. Super!